Tervitused kõigile. Ma tahtsin täna rääkida ühe loo ühest tegelasest, piibli tegelasest, mehest. Ja see on väga ekstreemne lugu, et see on, ma arvan, et see on üldse, kui piibli tegelasi võtta, siis ta on üks ekstreemsemaid tegelasi üldse piiblis. Ja võib-olla mille pärast, et just sellepärast, et sellel mehel oli tohutu kutse. Ja see oli nagu, kui võtta seda skaalat, siis 1-10, siis sellel mehel oli kindlasti vähemalt 9 skaala peal, kui võimas oli see kutse, mis oli temale Jumala poolt antud. Et kui mul paluti rääkida ühest piibli tegelasest, et siis ma palvetasin ja mu südamesse tuli hästi selgelt räägi Simsonist. Et paljud on temast kindlasti lugenud, paljud on temast kindlasti kuulnud. Ja mina räägiksin võib-olla nagu sellisest ühest nagu peamisest mõttest, mis on minul selle Simsoni looga olnud. Ja mis mul tuleb kohe nagu meelde. Ja võib-olla ma hakkan lugema seda lugu alguses ka, et see lugu siis algab kohtumõistjate 13 peatükis. Ja nagu ma rääkisin, et Jumal oli kutsunud Simsoni ja see kutse oli see, et vabastada Iisrael. Et me teame, et Moosesel oli sarnane kutse, et tuua Iisrael välja orjusest. Me teame, et Jeesusel oli selline kutse loomulikult vabastada Iisrael, vaimne Iisrael, vabastada inimkond. Aga nii ka tegelikult Simsonil, et üks võimas kutse vabastada Jumala rahvas. Ja huvitavalt, et see lugu läheb siis lahti kohtumõistjate 13 peatükis ja siin ütleb nii, et kui Iisraeli lapsed jälle tegid kurja Issanda silmis, siis Issand andis nad 40 aastaks filistide kätte. Ja see on kogu aeg niimoodi olnud, et kui Iisrael pöördus ära Jumalast, siis nendel asjad läksid viletsalt. Ja see on täpselt nii nagu meilgi kristlastena. Kui me läheme Jumalast eemale, siis asjad ei lähe hästi. Aga siis see lugu algab ka nii, et tema nagu ema, Simsoni ema oli sigimatu ja nad ei saanud last ja Issanda ingel ilmutas ennast naisele ja ütles, et vaata, sa oled sigimatu, sa pole sünnitanud, aga sa jääd lapse ootele ja tood poja ilmale. Et jälle selline eriline sünd, et kui naine on sigimatu, siis mõned korrad on seda piiblist, me mäletame jälle mõned üksikud korrad, kus sellisel viisil on ingel ilmunud ja on nagu Jumala kutse, et sa sünnitad poja ja see poeg siis peaks olema Jumala mees. Ja ta ütleb siis edasi, hoia nüüd, et sa ei joo veini ega vägijooki ega söö midagi roojast, sest vaata, sa jääd lapse ootele. Habemenuga ei tohi saada tema pea ligi, sest poiss peab olema ema ihust alates Jumalale nasiiriks. Ja tema hakkab Iisraeli päästma filistide käest. Nii et Jumal oli kutsunud juba nagu ema ihust saadik selle poisi nagu ja tema nimeks pandi Simson. Mis tähendab siis tegelikult päikese poiss või lihtsalt tugev nagu päike. Ja tõesti üks võimas kutse ja kui ma võrdleksin nagu Simsonit ühe hästi nagu ütleme autona, siis tohutu võimas mootor, tohutu võimsad kilovatid, ma ei tea, 300 kilovatti, 500 hobust ja auto on võimas, auto on vägev, aga autol puuduvad pidurid. Ja Simsoni puhul see nii oli,
et üks võimas kutse, aga puudus täielikult iseloom. Ja see on huvitav, kui me loeme seda lugu edasi, siis me näeme, et ema ja isa olid tegelikult väga jumala kartlikud tal ja püüdsid kasvatada teda õieti. Ja ütleb, et naine tõi poja ilmale ja pani temale Simson nimeks ja poiss kasvas suureks ja issand õnnistas teda. Ja issanda vaim hakkas teda mõjutama Taani leeris, Soora ja Estat oli vahel. Nii et võiks öelda, et lapsepõlv ja selline poisiiga kasvatus oli korralik, ema-isa olid hästi jumalakartlikud. Aga kuskil hakkas nagu asi viltu minema. Ja me ei tea, kui palju siin aastaid nagu mööda läks, aga siis hakkab 14 peatükk rääkima nii, et kord läks Simson alla Timnasse ja nägi Timnas ühte naist vilistide tütarde hulgas. Ja ta tuli üles ja jutustas oma isale ja emale ning ütles, et ma nägin Timnas ühte naist vilistide tütarde hulgas. Võtke ta nüüd mulle naiseks. Tema isa, samuti tema ema küsisid temalt, kas ei ole siis nais su vendade tütarde hulgas ja kogu mu rahva hulgas, et sa lähed naist võtma ümber lõikamata vilistide hulgast. Aga Simson vastas oma isale, võta ta mulle, sest tema on minu silmis see õige. Et me näeme siin nagu esimest korda, kuidas tegelikult siis tema, kes oli kutsutud nasiiriks, et nasiir on siis Vana Testamendi pühamees ja tegelikult tähendab keebra keeles pühadust, puhtust ja pühadus tähendab eraldatust Jumalale. Ja selles nasiiri seaduses olid mõned asjad olid hästi selged. Tal ei tohtinud olla naist, ta ei tohtinud juua alkoholi ja ta pidi hoiduma eemale nagu surnutest ja surmast. Ja seal olid muidugi mõned asjad veel, aga nüüd 14 peatükist alates me hakkame nägema seda, kuidas Simson siis järjest hakkas tegema nagu asju valesti. Et tal oli nii võimas kutse, ta teadis seda ja ta tegi valesti selles mõttes, et ta nagu ei hoolinud sellest üldse. Nüüd huvitav on see, et Uus Testament isegi ütleb seda, et Jumal ei võta tagasi oma armuande ja kutsumist. Ja see tõesti on nii, et ühel päeval, kui me seisame issanda ees, nii sina kui mina, siis Jumal küsib meie käest, et mis sa tegid selle kutsega. Et me teame seda lugu ka talentidest, kuidas üks mees kaevas selle maa sisse ja teised kaks üks tegi 5 lisaks ja teine tegi 10 lisaks. Ja samamoodi Jumal ootab meilt, et me oma kutset kasutaksime ja tooksime kasu nagu Jumala riigile. No mul südames ka seda nagu öelda, et tegelikult meil kristlastena meie eesmärk siin maa peal ei ole see, et koguda, et meil oleks rohkem, et mida ägedam on, mida suurem on mu kodu, mida vägevam auto mul on, mida vägevamad asjad mul on, mida täpselt nagu maailmas. Et meie eesmärk ei ole see, vaid meie eesmärk on see, et laiendada Jumala riiki. Ja huvitav on see ka, et kui me toome nagu paralleeli, siis Simson oli Vana Testamendi pühamees kutsutud nasiiriks, eks pühaks. Ja Uues Testamendist oleme tegelikult meie igaüks, kes me oleme kristlased, oleme kutsutud pühadeks, oleme kutsutud, et olla eraldatud, oleme kutsutud, et laiendada Jumala riiki, et teha Jumala tahet. Ja samamoodi nagu Vanas Testamendis olid teatud piirangud, mis pidid neil olema, eriti nasiiril, siis tegelikult ka Uues Testamendis meil kristlastena me ei tohiks minna nagu samat voolu, et maailm läheb niipidi rohkem, aina võimsamalt seda, teist juurde, midagi vägevamat, siis tegelikult meie ei tohiks minna sellega kaasa, me läheme vastu voolu. Meie eesmärk on hoopis midagi muud, et aidata Jumala riiki laieneda. Aga ma lähen selle looga edasi ja siin ütleb jälle, kuidas
kuidas Simson nagu teeb, noh, me teame seda lugu, et mõne aja pärast siis ta nagu jumala vaim tuli tema peale ja ta kiskus ühe lõvi lõhki ja siis läheb natuke aega edasi ja ta tuleb sealt uuesti nagu ringiga tagasi ja kaabib nagu mett selle korjuse seest, mida tegelikult jälle Nasirina oli täiesti lubamatu teha, et olla nagu üldse surnute lähedal. Ja nendest asjadest võiks kõigist nagu võrdpilte tuua meile, aga mis ma tahaks välja tuua on sellest loost hästi palju see, et jälle Jumal nagu andis talle võimaluse. Jälle Jumal andis talle uue võimaluse, ja ta kasutas teda, sest see and oli temaga ja piibel ütleb ka, et and teeb inimesele tee. Aga see on nüüd hästi tähtis, et tegelikult ükski Jumala and ei lähe täielikult täide, kui selle taga ei ole iseloomu. Ehk me ei ole valmistunud, ehk me ei ole pühendunud. Ja nii kurb, kui see Simsoni lugu tegelikult on see, et me näeme, kuidas Jumala vaim tuleb jälle tema peale ja issand kasutab teda isegi ja jälle, aga tema lihtsalt laamendab. Võiks öelda, et tal ei ole absoluutselt, on täiesti süüdimatult nagu laamendab ringi. Ja 16 peatükk ütleb nii, et ja Simson läks Aasasse ja nägi seal ühte Oora naist ja läks selle juurde. Et jälle ta tegi midagi muud, et mis ta oleks võinud või mis tal oleks lubatud teha. Ja siis läheb lugu edasi ja siis peale seda armastas ta Soreki jõe äärest Delila nimelist naist ja nii me näeme nagu, et järjest mees teeb nagu valesid asju ja lõpuks lugu jõuab selleni, me teame, et Delila muidugi meelitab välja tema käest mis on tema selle jõusaladus ja see jõusaladus olid siis need juuksed ja need juukred lõigati maha. Vilistid võtsid ta kinni, torkasid ta silmad välja ja viisid ta Aasasse ja aheldasid ta vaskahelaga ja ta pidi vangikojas jahvatama. Nii et üks võimas selline kutse, üks võimas Jumala plaan ja see ei läinud täielikult täide. Jumal ikka kasutas teda nii palju, kui ta sai. Aga see inimene ise hukkus ja miks ma nagu tunnen selle Simsoniga nagu endal ka nagu sellist minuga nagu mingit seost on see, et ma tean, et Jumal on mind kutsunud ja ma olin 20-aastane, kui ma tundsin väga selgelt, et Jumal kutsub mind jutlustajaks. Ja ma alustasin sellega, aga siis läks mu abielu laiali ja ma langesin ära ja ma olin 25 aastat, olin täiesti kurjategija ja kriminaal ja olen teinud väga palju halba. Aga ma olen tänulik Jumalale, et mu silmad on alles. Ma ei ole vaskahelaga kinni nende sammaste küljes. Ja ma olen Jumalale nii tänulik, et andnud uue võimaluse mulle. Ja sellepärast ma nagu tunnen selle Simsoni nagu looga sellist enda puhul hästi tugevat hoiatust. Ja ma arvan, et see hoiatus on tegelikult kõigile. Et me kõik oleme kutsutud, kes tegema ühte asja, kes tegema teist asja. Aga see kõige tähtsam asi on see, et meie iseloom kasvaks. Et see, mis me räägime ja see, mis me olen nagu ütleme tööl, et see sama olen ma ka siis, kui ma olen kuskil oma vannitoas või olen kuskil, kus keegi mind ei näe. Et ma olen nagu selge sellise joonega mees,
mitte, et ma olen ühel päeval ühtemoodi ja teisel päeval teistmoodi. Ja minule räägib see hästi palju ja mind nagu paneb nagu hirmuga mõtlema, kui ma loen seda lugu. Ja siis lõpuks muidugi see lugu nagu lõppes sellega, me teame, et Simson olles siis silmad välja torgatud ja olles seal vangis seal postide küljes, ta hüüdis Jumala poole appi veel ja Jumal aitas teda ja ta ütleb, et see hoone langes siis vürstide kogu sees oleva rahva peale ja nii oli surnuid, keda ta surmas rohkem kui neid, keda ta oma elus oli surmanud. Et aga lihtsalt üks selline kurb lugu, mõnes mõttes väga võimas nagu lugu, aga mõnes mõttes ka väga kurb lugu. Ja nüüd ma loen Uuest Testamendist lõpuks ühe kirjakoha ja siis ma lõpetan, see on 1. Korintlaste 6. Ja see ütleb nii, või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riiki. Ärge eksige, ei kõlvatud ega ebajumala teenijad, ei abielurikkujad ega lõbupoisid ega meeste pilastajad, ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilkajad ega riisujad ei päri Jumala riiki. Ja sellised olid mõned teiegi seast, kuid te olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, te olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Ja siin läheb muidugi see tekst edasi ja ma tahtsin ühe asja veel lugeda siit. Ja tegelikult ma jätan selle, et las ta jääbki nii, aga mis ma tahtsin veel nagu öelda, et selle jutu põhjal, et me kõik nagu mõtleksime, et mida mina saan oma elus, mis on minu elus midagi sellist, mis ei ole nagu Jumalale meelepärane. Mis on nagu midagi sellist, mida ma peaks nagu muutma. Ja me teame seda, et Jumal on hästi armuline. Ma enda puhul tean seda, võiks ammu öelda, et see mees oli täiesti metsas ja mõned ütlesidki, et tema enam meeleparandusele ei jõua. Et me kunagi ei tea, kui suur ja kui pikk Jumala arm on. Me ei tohi kunagi sellega mängida, aga ma lihtsalt tahaks seda mõelda ja julgustada igat ühte, et me mõtleksime kõik, et mida mina saan teha paremini. Mis asja mina saaksin oma elus nagu maha panna. Sest et iga kord, kui me teeme uue pühenduse ja me pühitseme ennast Issandale, siis me astume temale ligemale. Et olgu see selline väga hoiatav lugu meile kõigile. Jumal väga õnnistagu teid. Mul on väga hea meel, et ma sain sellest rääkida.